Let's go. Hommikust oleme lõpuks jõudnud Kehalasse. Seekord saime Mersu ka garaažist välja. Aga nüüd meil on siin 4 autot kokku ja vaatame, siin üks puterdab natukene. Siin viimase hetkeni üritame seda käima saada, aga siin isegi ei tea veel tegelikult, kuidas Mersu käib, kuna Mersu hakkas alles eile õhtul tööle niimoodi, et tal tujud lõppesid ja ta otsustas ka, et ta ikkagi tuleb välja sealt garaažist lõpuks. Seda on päris pikka aega juba tehtud siin. Aga eks vaatame, mis siin täna päeval saama hakkab, et põhimõtteliselt esimene võistlus või esimene trenn, et varem ei ole raja peal sõitnud, et jah, ei tea, kas vihma saab või ei saa või eks näis, kuidas see päev edasi läheb. Siin küünlavahed paika, eelmised küünlad on jube tahmased, aga ma arvan, et see on see, et veel. See on see, et enne seadistamist oli autol ju jube rikas segu. Et vaadates seda küünalt, siis kõik on sellised, et see ei pruugigi hästi käia. Paneme uued peale ja mis need küünlad meil tänapäeval maksavad, et kõige odavamad ja kõige paremad. Alla 3 euro tükk. Ja veel. Kuidas täna hommikune tuju on siis? Noh, siuke Baieri keskmine, ütleme nii. Ikka vana aja. Selles suhtes oma kodus on ju keeruline autot remontima. Tuleb ikka tulla nädalavahetusel sõpradega välja autot remontima.
käes on siis hooaja esimene võistlus. Tegime 2,5 tundi trenni ja käisime paraadil ja nüüd on aeg esimesteks kvallideks. Et Tanel läheb meie ees. Raik tuleb järgmises grupis järgi, teeme 2 ringi ära ja võtame head punktid ja kokku on vist 24 võistlejat, top 32 lubati kindlalt ja põhimõtteliselt top 8 punktid oleks ka, siis oleks kohe top 16 edasi ja praegu nagu trennid suuliselt suht hästi. Mõned viperised oli, aga siin härrad lugesid õpetusse, mida võiks paremini teha ja kus võiks paremini sees olla ja eks ma annan endast parimani. Praegu tundub kõik kiviti ja aga noh, tavaliselt kui seda ütled, siis ei ole. Võtan vabalt. Et meie tiimist 4 autost siis 3 sõidab Sandrile Reini eest ja me anname endast parimat, et tulemused head oleks. Kunagi võiks ju Väänega Rage top 3 poodiumil ka olla, aga see on tulevik, aga võiks juhtuda. Striikklassis on 40 võistlit ja teeme kõvasti trenni ja keerame jõudu peale ja hoiame autod hooldatud ja korras. Ega seal muud midagi ei ole. Anname endast parima! Tervist, mina olen Tanel, ma olen 16-aastane autosportlane. Olen tegelenud äkki 3 aastat ringraja ralliga ja nüüd Vääna poisid mõtlesid, et võtad meid oma tiimi ja proovime vahelduses drifti. Praegu ootame kvalli sõite ja vaatame, mis tulemuseks tuleb. Kapoti all on küll 2-liitrine. On küll väike mootor, aga ma ise olen ka väike. Aga Raik Keolt nii, sain siis kvallist punktid kätte, et esimene ring läks nagu ikka, tavaliselt lähebki, esimene ring läheb 0. Millegipärast ma ei tea, miks. Aga viga oli selles, sõit oli hea, aga käiku ei saanud sisse, kuna käigukangi süsteem ja kõik see asi on nii uus, et teist päeva alles selle autoroolis, et vaja varjumist kindlasti, aga teise ringiga
punnitasin kolmandaga välja, mis sain isegi mingid punktid. Nagu need clipping pointid olid päris head, aga mulle see algus ei meeldi, et seal oli mingi plähmerdamine, aga muidu üldiselt on päris hea. Autol on tegelikult originaalvedrustus, originaalpuksid taga, neid kämberaamsid, rohkem ei ole mitte midagi tehtud. Et siis, kui juba niisuguses seadus punktid kätte sain, siis ma olen juba enda üle päris uhke. Nii et vaatame, mis seal tandemites saama hakkab, siis võiks nagu tandemites võiks vähemalt 2 võitu saada, siis oleks uus rekord juba. Aga no vaatame, mis saab, ma olen põidlaid. No pressure. Nonii, kallid läbi, esimese keerasin pekki, panin käiguga mööda. Ma ei tea, mida ma seal tegin, trenni suutus ka vist ühe korra. Tuled teisega ilusti välja, paned klatškiki, lööd kolmanda ja siis auto mõtleb, ei lähe. Raigil esimene ring, täpselt samamoodi, teiselt kolmandale mööda, mõlemad saime nullid. Tanelil esimene ring läks kinni ja siis võttis ennast kokku ja rada oli üliilus kuni viimase kurvini ja ütles, et libe oli. Läks samamoodi spinni, läksin oma teise ringi. Siis punktid tuleb ju ära võtta, kus siis saab niimoodi esimesele võistlusele nulliga koju minna, see oleks väga masutav. Olin nagu kommentaator ütlesid, et närviline sõit, aga punktid sain kätte. Ja läksin riski peale välja, lõin kolmanda, lõin jõuga sisse ja keris ilusti lõpuni välja ja sain punktid. Siis tuli loomulikult Raik. Mõtles, et ta hakkab kohe esimeses klipis meid hirmutama. Lendas peale, tõmbas kässerit. Ütles, et nagu läks otse ja siis klatškiki kolmandaga terve rada läbi. Kohtunikud pingsalt vaatasid seda värki. Ja siis me kõik seal ootasime, vaatasime ja siis lihtsalt öeldi, et punktid on. Ei ole küll suured, aga on. Ja siis oli see pressure lihtsalt langes. Kuna meil 2 autot ei saanud, üks oli vahve katki, siis 2 autot edasi ja tandemits oleme Raiga kindlasti sees. Ja nüüd teeme siin väikse pausi ja jätkame tandemitega. Tšau-tšauna! Saime Kaili tulemused teada. Panime siin mõlemad esimeses voorus käiguga veits mööda, aga teises näitasime taset ja Raik tegi ära mulle raisk. Palju punkte said? 60 midagi. Ma sain 59. Raik jäi 14. ja ma jäin 19. ja mis juhuse tahtel või halvad asjade kokkulangemistega juhtus, et top 32 tuleb vähene garaaga sisene võistlus, et parim võidab ja võit jääb kujule. Treeniringid. Sõidame nagu igapäevast trenni ja parim võit kohe. Ärme päris uksi sisse sõida, aga... Kapotid ja klaasid on. Lepo. Et RK-d selgitavad omavahel parima. Kes on päriselt RK? Aga ei, vaatame, siin esimesed 32 tandemid läksid peale, siis põhimõtteliselt meil öeldi, et hakkame sättima ja siis ikka. Noh, vaatame. Parim võitkonna.
sellest paarist pääseb edasi BMW-l sõitev Reino Mulk. Nii. Saime siis tandemit tehtud Reinoga. Reino joonistas kohe mulle auto peale ka autogrammid ära, et ta oli siin. Õnneks need on, uks on vana, aga õnneks tiib oli ainuke asi, mis ma siia autole tutika panin. Nii et see on nüüd autogrammiga vähemalt. Aga selles suhtes, et päris hea tulemus ikkagi, ma arvan. Ja show oli ka loodetavasti hea niimoodi. Vaatame, mis järgmine nädalavahetus saama hakkab. Ma loodan, et me Lätis üksteise vastu ei võitle. Aga jah, eks siis vaatame, mis Reino arvab asjast. No nii. Esimene tandem läbi. Tegime Raigiga garaažis võistluse. Ja istusin Raigil ukses. Raigi Mersu on natuke aegsam kui minu. Ja lükkasin Raigile veits hoogu juurde, aga Raig tegi üli ilusa eessõidu. Ja tegime rahvale kõike seda loomulikult. Ja siis läksin ees sõitma, aga sõitsin eest ära tal. Ja Raig tegelikult eessõidus ise natuke eksis ka, aga see ei olnud nii suur eksimus. Ja siis panin viimases kurvisel kolmanda, olin sidurit vahele ja tõmbas tomu järgi ja siis tegime väikse käepigistuse, aga üks on tähtis, võit jäi meie tiimi. Ja nüüd võtame järgmise. Võtame, seda ei saa nii öelda. Läheme järgmise vastase järele. Sergei Stepalov on järgmine ja vaatame, kuidas meil seal läheb. Tal on V8 ja võiksime järgi jõuda ja üks asi. Ma ei hakka ütlema seda parem, muidu läheb jälle kõik pekki. Ühesõnaga, anname endast parima. Täiesti, nagu ma olin täpselt asfalti serva peal ja siis lihtsalt mul lokis, sina läks vist niimoodi. Peab mingid karmimad rehvid ette vaja? Ei, ma olin liiga suure nurgaga, seal oli liiga suur nurgaga. Nagu, ma olin liiga hästi seal sees. Tegelikult ta just mämbis seal tagasi. Aga tegelikult oli see ka, siuke semi, vaata, oleks ta seal taga otse korraldada, siis oleks kõik hästi, siis sõitis ees sõidus no-go'st täiesti läbi. Sõitis või? No-go on siin, siis tema ratas oli siin. Aga no minu ees eksimus ka, vaata, taga olin ka otsena. Ehk siis ees sõidus järelt nagu, esimene sõit oli 0-0, ma arvan, mõlemal. Ja siis kui ma ees ise sõitsin, sain 0 ja siis tema saab juba sealt edasi. Oota, aga kus ta seal sinna no-go'sse oli? Viimane kurv. See on enne betooni äärde midagi, see on suur no-go. Ta käis seal juba eelmine kord kui kolli aeg ka. Ei ole hullu. Nädala pärast uuesti. Paar pudinat parda teha ja lähme järgmine nädal uuesti. No mis siis ikka, seekord läks nii. Top 6 langemise välja ja järgmine nädal valitsus Lätis. Piker Niki. Teeme seal paremini, kuigi seal on mingi 100 võistlejat, aga Homme hakkab minema, et kas veidi üle või?
võime ka nii minna. Ei, midagi, kosmeetilised vead ja nädal tööd ja reede hommikul stardime mingi kell 4 või 5 Lätti või mis kell oleme.